Sass Henno Nii tehta, sa ei kommenteeri teise keha. sebis 14-aastast last. Müügimees peab saama selle ohvri või nii tulevase kliendi psühholoogiliselt endaga nõustuma. Aastaid hiljem hages inimest, kes avalikult juhtis tähelepanu sellele, et Sass Henno sebis last. Kui rääkida, mis on normaalne või kuidas seda normaalsust defineerida. Kaotas selle vaigistushagi ja siis otsustas selle kohtuvaidluse kohta valetada. Ja kui ma ütlen sebis, siis ma pean silmas, et vanuses 34–35 saatis Sass Henno inimesele vanuses 14–15 sõnumeid nagu sa oled nii hot ikka, et valus hakkab. Kuule 13-aastane, sa panid sellise pildi üles, et ma pean nüüd vangi minema. Võiks proovida, kuidas on kainelt ja kahekesi olla, läheks chilliks mingi kubias või mis mingi rahulikum teema oleks. Saaksin su laupäev Võrru viia ka ja enda juures majutada ja muud sellist. Wink, wink. Tüdrukud kasvavad kontekstis, kus nad nagu, kui nad naiseks saavad, siis neid kuradi käperdatakse, neile antakse laksu perse peale, poisid tahavad kaissu ronida, kui nad kuskil läbul magama jäävad. Nende keha on kogu aeg nagu mingisugune seikluspark mingite vendade jaoks nagu. Jah, kohtud tuvastasid, et oktoobris 2016, kui Sass Henno vestluspartner oli 14-aastane ja Sass Henno ise oli 34-aastane, siis algas sellise sisuga vestlus, mida kõrvalseisev kolmas isik võib nimetada pervo jutuks ja selle eest ta hageda ei saa, muidugi hageda saab kõige eest, aga ja mina nimetan seda sebimiseks, sest mis kurat see muud on kui sebimine. Ja kui te mõtlete nüüd, et miks ma räägin teile täna suvel 2026 millestki, mis toimus sügisel 2016, siis väga lihtsal põhjusel, nimelt üks teie seast juhtis mu tähelepanu sellele, et juunis 2026 otsustas Sass Henno valetada enda kohtu kaotuse kohta. Miks valetada avalikult millegi kohta, mis on lihtsasti kontrollitav? Ma ei tea, aga thanks videomaterjali eest, Sass. Aga lähme nüüd algusesse tagasi. Umbes 10 aastat tagasi siis ajas Sass Henno pervo juttu 14-aastasele lapsele. Vestluse alguses oli laps 14, vestluse kestel sai ta 15, Sass ise oli vanuses 34–35. Ehk minu definitsiooni järgi vana inimene. Umbes 5 aastat tagasi, aastal 2021, tegi keegi Twitteris postituse, kus ta tõmbas Hennot vaibale, et kuule ta, käid kuradi koolides rääkimas seksist ja seksuaalvägivallast ja ise oled täis pervar. Ajad alakatele keelt kõrva. Verbaalselt. Umbes pool aastat pärast seda, kui see postitus tehti, otsustas Sass Henno minna kohtusse. Sass Henno läks tsiviilkohtusse ja hages seda inimest, kes selle Twitteri postituse tegi. Tegemist oli nii nimetatud vaigistushagiga, mille eesmärk lõppastmes oli lämmatada avalikku arutelu, kriitilist arutelu, mis väga tugevalt kritiseeris Sass Henno silmakirjalikkust ja kahepalgelisust, mis puudutab terveid seksuaalsuhteid noorte seas. Sass Henno kaotas selle kohtuasja maakohtus jaanuaris 2025. See lahend leidis oma tee Maljuka blogisse ja sealt leidis see oma tee minu videosse, mille ma avaldasin veebruaris 2025 selle maakohtu otsuse kohta, aga Sass Henno vaidles ringkonnakohtus edasi ja kaotas seal ka. Ta kaotas. Ringkonnakohus jättis maakohtu resolutsiooni muutmata ehk lõppjäreldused jäid samaks. Natuke muutis ringkonnakohus õiguslikke põhjendusi, küll aga kahjuks ringkonnakohus tegi midagi, mida mina pean väga ebaõiglaseks. Nimelt jättis ringkonnakohus 1/3 menetluskuludest siiski selle Twitteri postituse tegija kanda väga tobedalt põhjusel, nimelt sellepärast, et see inimene oli enda Twitteri konto vahepeal ära kustutanud. Ja kuna üks nõue, mille Henno esitas, oli see, et võtta maha see postitus ja inimene oli kogu oma konto ära kustutanud, sisuliselt ka siis selle postituse, siis sellega kohus leidis, et oli üks hagi nõuetest sisuliselt rahuldatud. Ma ei pea seda õiglaseks, ma ei pea seda isegi mitte loogiliseks, aga selleni tuleme video lõpus tagasi. Kõigepealt räägime asja sisust. Ma panen selle ringkonnakohtu lahendi lingi video kirjelduse kastikesse, aga nagu öeldud, siis ringkonnakohus muutis vaid osaliselt maakohtu otsuse õiguslikke põhjendusi, küll aga täpsustas näiteks ringkonnakohus seda, et laps, keda Sass Henno sebis, ei olnud mitte 15 ja 16 selle vestluse toimumise ajal, vaid 14 ja 15. Seda täpsustas ringkonnakohus muu hulgas. Ehk siis olgem täpsed, selles vestluses ei sebinud Sass Henno 15-aastast, vaid 14-aastast. Detailid. Kusjuures see ei ole kaugeltki mitte ainus selline juhtum, kus 30-ndates või 40-ndates Henno alakaid sebis niimoodi sõnumites. Maljukas avaldas enda blogis veebruaris 2025 veel teisigi näiteid. Ja küsimus ei ole selles, kas Henno selline käitumine oli kriminaalne või mitte. See ei olnud kriminaalne. See ei olnud kriminaalne. Aga selles polegi asja point.
asja point on selles, et 30-ndates ja 40-ndates vana inimene sebis teismelisi, see ei ole okei. Mitte kunagi, mitte üheski kontekstis, aga eriti haige on see just nimelt Sass Henno puhul, kes on hunt lambanahas, kuna Sass Henno käis aastaid muuhulgas maksumaksja raha eest koolides rääkimas alaealistele lastele keerulistest teemadest. Kus nagu selline vägivaldne domineeriv osapool enda nagu selle maski nagu korraks nagu maha laseb kukkuda. Võtta nagu, ja kui nagu rääkida, mis on normaalne või kuidas nagu seda normaalsust defineerida, on nagu see, et peab kogu aeg, meil peab tegelikult kogu aeg küsimus olema nagu, et kas siin suhtes, ükskõik mis suhe see on minu arust, et kas see on suhe nagu, ma ei tea, sul tööl või suhe nagu, ma ei tea, sul sõpradega või suhe nagu sinu armastatuga, et see küsimus tegelikult nagu, mis ideaalis peaks saama nagu alati jah, vastus on see, kas ma saan siin olla mina ise, kas ma saan siin olla nagu mugavalt. Esinedes seal ja mõjudes noortele usaldusisikuna, autoriteetse isikuna, ägeda tüübina, kellega osad soovisid ka väljaspool siis neid loenguid suhelda ja see lõi Henno-suguse inimese jaoks väga soodsa pinnase. Praegu on aga oluline meelde jätta, et Sass Henno kaotas selle vaigistushagi. Ta kaotas selle. See tähendab, et inimene, kes väitis Henno kohta järgmist, võiski nii väita. Nimelt ütles see inimene Twitteris toona, see oli siis aastal 2021, 12. mai, kui need postitused tehti. Inimene nimetas seda juttu, mida Henno ajas alakatele, ta nimetas seda pervo jutuks ja kohtud leidsid, et sellist juttu jah, võibki nimetada pervo jutuks. Inimene ütles, et Sass Henno objektiveeris, tema ütles valesti, ütles objektiseeris, eesti keeles on objektiveeris, aga objektiveeris 13–14 aastaste kehasid, ise olles piisavalt vana, et nende ise olla. Ka selle kohta leidis ringkonnakohus, et jah, võib küll öelda nende sõnumite pinnalt, mis seal vaidluses tõenditena esitati, et Sass Henno objektiveeris 13-aastase keha. Nende keha on kogu aeg nagu mingisugune seikluspark mingite vendade jaoks nagu. Kohtud leidsid, et inimene võis küll öelda jah, et temal hakkas halb neid sõnumeid lugedes, neid sõnumeid siis, mis olid saadetud Sass Henno ja lapse vahel ning ringkonnakohtu hinnangul oli ka sellel Twitteri postitajal õigus kasutada trellid fuck Sass Henno. Jällegi mina siin kanalil eestistan asju trellid persese Henno. Kõik oli košer. Nüüd aga, kui on pea aasta möödas sellest ringkonnakohtu lahendist, siis jõudsid minuni kuvatõmised Threadsist, kus Sass Henno esitab kõike seda veidi teise nurga alt. Kohati minu hinnangul ta sohutab avalikkust, kohati ta lausa valetab. Ja vaatame nüüd neid Henno väiteid Threadsis juunikuus 2026. Üks postitus tema poolt või kommentaar, mis iganes selle nimetus Threadsis on, mina ei tea, mingi tekst, mille on Sass Henno avaldanud Threadsis. Ühel hetkel kauges tulevikus näete, et teete olukorra hullemaks päris ohvrite jaoks, sest iga ebasobiva vanusevahe kallal justkui kurjategijate kallal ilkudes muutub selle päris seksuaalvägivalla diskursuse tõsiseltvõetavus. Kui selliseid süüdistusi loobitakse kergekäeliselt, saab sellest tapeet nagu nõukogude ajal riigi vastasusest. Aga menetlustes kannatavad need, kes on päris kurjategijate päris ohvrid. Esiteks, üks halb ei välista teist. See kahetsusväärne fakt, et pannakse toime seksuaalkuritegusid, see ei välista seda, et ühtlasi võiks väga tõsiselt suhtuda laste groomimisse, sellesse, kui vana inimesed hakkavad sebima teismelisi, hilisteismelisi või veel hullem parateismelisi. Ehk see, et meie ühiskonnas pannakse toime seksuaalkuritegusid, ei tähenda seda, et me ei peaks pöörama tähelepanu sellele, kui mingid vana inimesed kasutavad ära noori inimesi enda ihade rahuldamiseks. Ja lisaks, mis minu arvates veelgi olulisem on see, et Sass Henno jätab siin mulje, nagu küsimus oleks lihtsalt vanusevahes. Aga küsimus ei ole lihtsalt vanusevahes. Sass Henno puhul on asi palju tõsisem kui lihtsalt vanusevahe, kuigi minu arvates isiklikult absoluutselt ei peaks ükski täiskasvanud inimene lapsi sebima ega teismelisi ega hilisteismelisi. Aga Henno puhul on asi märksa hullem, sest tema ei olnud mitte lihtsalt kuulsus, mingil hetkel hakkas tema käima koolides, üldharidusasutustes rääkimas noortele seksist ja seksuaalvägivallast. Saades esiteks maksumaksja rahakotist sellest arvestatavaid summasid, aga teiseks, mis palju olulisem, ta lõi seejuures lugematul arvul kontakte noortega. Lastel tekib usaldus isiku vastu, kes käib koolis tähtsatel ja rasketel teemadel loenguid andmas. Eriti veel, kui see isik on kuulus ka popkultuuri kontekstis või on olnud kuulus popkultuuri kontekstis ja kui ta on karismaatilise olekuga. Sellises olukorras on lastel usaldus ja austus inimese vastu väga kerget tekkima. Nüüd, kui laps või ka juriidilises mõttes täiskasvanud hilisteismeline näeb sellist ägedana mõjuvat autoriteetse, aga samal ajal ägedana mõjuvat 30-ndates või 40-ndates inimest, siis lapsed ja teismelised ja hilisteismelised otsivad sellises olukorras reeglina täiskasvanud inimeselt tuge, toetust, nõu
või ka lihtsalt tähelepanu. Reeglina noore inimese esimene mõte ei ole pano ja ka vastupidise suunas ei tohiks nii olla. Kahjuks aga mõnel juhul on. Näiteks kui 30ndate keskpaigas Sass Henno kirjutas 14–15-aastasele tüdrukule, sa oled nii hot, et valus hakkab. Kus sult valus hakkas, Sass? Ehk see, et Sass siin üritab threadsis jätta muljet, et lihtsalt ilgutakse vanuse vahekallal, selles pole üldse asja point. Üldse mitte. Okei, natuke on see ka point, aga põhipoint on ikkagi selles, millises konkreetses positsioonis oli Henno, mitte lihtsalt tema vanus, vaid tema ühiskondlik sotsiaalne positsioon. Aga nüüd lisaks siis enda käitumise pisendamisele, sest see on ju see, mida ta teeb, ta ütleb sisuliselt, et vaadake, meil on päris seksuaalkuriteod toimumas ja teie siin ilgute minu kallal, et okei, sebisin mingi nooremaid inimesi. See on pisendamine. Lisaks pisendamisele asus Henno ka konkreetselt valetama oma kohtukaotuse kohta. Nimelt kirjutas ta siin 15. juunil 2026, ta vastab siin kellelegi Raunole ja kirjutab: Rauno, see, mida levitatakse, oli edasi kaevatav maakohtu jõustumata lahend. Tol hetkel oli ta jõustumata, jah, kui mina näiteks video tegin, kui Maljukas selle blogis üles pani, siis kui see levima hakkas, ta oli jõustumata. Tänaseks on see lahend jõustunud. Ringkonnakohus jättis maakohtu resolutsiooni muutmata, see tähendab, et lõppjäreldus jäi samaks. Ringkonnakohus osaliselt muutis õiguslikke põhjendusi, näiteks täpsustas, et see neiu oli seal ikkagi 14 alles, mitte juba 15, kui Sass Henno talle pervo jutt ajas, on ju. Detailid. Henno jätkab. See lahend siis, mida Henno siin rõhutab, et oli jõustumata, et sellega sooviti temalt meilitsi 10 000 euri välja pressida, et maksa ja me ei saada seda avalikkusele. Lisaks muudeti ringkonnakohtus seesama otsus ka minu kasuks ehk Henno kasuks ümber, lihtsalt seda ei kajastatud enam. Mis on? Laus, kuradi vale. Esiteks, maakohtulahendi lõppresolutsioon jäi muutmata ja teiseks õiguslike põhjenduste osas muutis ringkonnakohus lahendit ümber Henno kahjuks, mitte kasuks, kahjuks. Vähemalt minu arvates fakt, et ringkonnakohus näiteks tuvastas, et see neiu oli alles 14, mitte neiu, ma ütlen laps. See laps oli alles 14, kui sa talle pervo juttu rääkima hakkasid, mitte 15, vaid 14. See tundub mulle pigem Henno kahjuks kui kasuks. Ma ei tea, võib-olla talle endale tundub see kuidagi võit või midagi. Me vaatame täpsemalt seda ringkonnakohtu lahendit Juurasõpradega video teises pooles, kui sa soovid seda näha, oled tere tulnud liituma Juurasõprade ringiga kas siinsamas YouTube'is või tule kiika platvormile plurbay.com/tavakodanik, kust saab kogu kanali sisu alati täiesti reklaamivabalt kätte hinnaga 5 € kuus pluss käibemaks ja käibemaks laekub Eesti riigile ja Plurbay muideks on eestlaste loodud platvorm. Toetame kodumaist. Ehk siis selle postitusega siin threadsis Sass Henno sohutab avalikkust, kui ta üritab jätta muljet, et see maakohtu lahend, mis levib, et see on jõustumata. Ei, see jõustus selles osas, milles ringkonnakohus seda ei muutnud ja ringkonnakohtu lahend on ka tänaseks jõustunud ja Sass Henno kaotas täie pasaga. Ainus asi, millega ta täie pasaga ei kaotanud, olid menetluskulud. Selleni kohe jõuame. Ma panen ringkonnakohtu lahendi lingi ka video juurde, ma vist juba ütlesin seda, aga topelt ei kärise, saate ise ka lugeda. Ja lisaks sohutamisele, et maakohtu lahend pole jõustunud, on küll. Lisaks sohutamisele ta valetab, kui ta ütleb, et lisaks muudeti ringkonnakohtus seesama otsus ka minu kasuks ümber. Lihtsalt seda ei kajastatud enam. Ainus asi, mis seal ümber muudeti, oli menetluskulude jaotus. Ja see pole sisu teema küsimus. See pole küsimus sellest, et kas on õigustatud öelda, et Sass Henno ajas pervo juttu lapsele. See oli pelgalt menetluskulude asi, mille ringkonnakohus tema kasuks ümber otsustas. Minu jaoks väga ebaloogiselt, väga ebaõiglaselt, aga mis teha? Elu on selline. Kui see postitaja poleks oma Twitteri kontot kustutanud, oleks ka menetluskulud 100% ulatuses Sass Henno kanda jäänud. Paraku ta kustutas oma konto ja seetõttu lõppastmes jäi siis 1/3 menetluskuludest selle postitaja enda kanda. Mis sealt threadsi lõimest välja tuleb, on see, et inimesed heidavad Hennole ette justkui süütegude toimepanemist ja Henno siis kaitseb ennast faktiga ja see on fakt, et teda ei ole üheski süüteos, üheski seksuaalsüüteos kuidagi süüdi mõistetud. Ta väidab isegi, et ei ole kunagi kahtlustatud milleski. Seda ma ei saaks teada parima tahtmise juures, aga seda ta ütleb ja eeldame, et nii on. Küsimus ei ole siin kriminaalõiguses või kuritegudes. Küsimus on selles, mis on okei ja mis ei ole. Ja see võib olla suhteline. On maailmas ju riike, kus abiellutakse lastega, mis siis see mingi kuradi pervo jutt sõnumites ära ei ole. Aga üks kriminaalõiguslik aspekt siin on. Nimelt pärast seda, kui see maakohtu lahend avalikuks tuli ja Sass Henno teema rohkem furoori tekitas, ütleme nii, ta tegi ka Facebookis postitusi, ühte neist ma analüüsisin süvitsi ühes väga pikas YouTube otseülekandes, aga muuhulgas Sass Henno avalikustas selle toonase vestluspartneri nime
inimese, kes tol ajal oli 14 ja 15, kui ta talle Pervo juttu ajas, kui Sass Henno ajas Pervo juttu lapsele. Sass Henno avalikustas selle inimese nime, kuigi kohus ei olnud lubanud seda teha, kohus oli keelanud selle nime avalikustamise. Henno avalikustas selle nime ja sellega seoses saame ringkonnakohtu lahendist teada, et Sass Henno suhtes algatati kriminaalmenetlus. Nimelt ütleb ringkonnakohtu lahend meile, et selle Twitteri postitaja advokaat siis esitas Sass Henno suhtes kuriteokaebuse, mille alusel on Sass Henno suhtes alustatud kriminaalmenetlus. Mina vaatasin täna 21. juuli 2026 karistusregistrit ja seal ei olnud Sass Hennol ühtegi sellist karistust kirjas sellise paragrahviga seoses, mis on siis saladuse hoidmise kohustuse rikkumine. KARS paragrahv 331 /5 lõige 1. Veel postitas Sass Henno Threadsis 2026 juunis, et on faktid, on sobivaks voolitud faktid ja on liialdused ja valed. Väita näiteks laikide saamiseks, et sebisin 13 aastast ja siis öelda, et ei ikka 16, see ongi valetamine detailides. Valetati meelega. Päris ohvritega juhtumite puhul pole ma iial kohanud seda, et ohvrid tahaks chatis ebameeldiva võõraga aastaid edasi suhelda. Ei räägi incestist, treeneri treenitava või muus sellisest sõltuvussuhtest, seal teisiti ja suheldakse edasi rolli tõttu. Just, detailid, olgem täpsed, Sass Henno sebis 14 aastast. 14 aastast. Kust see 13-aastase jutt mängu tuleb, on Sassi enda sõnad. Nimelt, kui ta kirjutas, kuule 13-aastane, sa panid sellise pildi üles, et ma pean nüüd vangi minema. Kuigi tegelikult ei olnud adressaat 13-aastane, vaid 14 või 15. See kurdi tekst siin Hennol Threadsis on nii haige minu vaatest, sellepärast et esiteks, mis kurdi vahet seal on, kas sa kirjutasid seda teksti 13-aastasele või 16-aastasele? Nad on mõlemad lapsed ja sa oled ikka veel vanamees. Ja kolmandaks, nagu ringkonnakohus selgitas, siis hageja ehk Sass Henno reaktsioon nii vestluse käigus kui ka hilisemad selgitused käesolevas asjas, näiteks, et tegemist oli lihtsalt tuttavate vahelise naljaga, kohtuhinnangul näitavad need ka seda, et Henno pidas mõtet 13-aastase lapse erootilisest pildist pigem erutavaks ja naljakaks kui eemale tõukavaks või muret tekitavaks. Ringkonnakohtu hinnangul oleks selline seisukoht vestluses kohatu sõltumata vestluspartneri vanusest, aga kindlasti oli see sobimatu vestluses 15-aastase tütarlapsega. Nii et jah, tõepoolest Sass, detailid, kui sa alakatele ajad Pervo jutu, siis on Pervo jutt sõltumata sellest, kas pildil on päriselt 13-aastane või 14-aastane või 15-aastane või 16-aastane. Aga veel hullem selle teksti juures, mis ta siia postitas, on see päris ohvritega. Et tal ei ole ohvreid, et kui vana inimene sebib last, siis see laps ei ole ohver, kui me ei saa rääkida kuriteokoosseisust karistusseadustiku mõttes. Seda rida üritas Henno ka kohtuvaidluses ajada ja ringkonnakohus saatis ta sügavale karuperse selle jutuga. Nimelt võtab ringkonnakohus Henno jutu kokku siis selliselt, et Henno arusaama järgi ei ole tal ühtegi ohvrit, kuna kõik tema suhted ja suhtlused on olnud kooskõlas tegevuse toimumise ajal kehtinud õigusega ja et enne nõusoleku ja tõstmist 16. aastani ei oleks olnud midagi seadusevastast ka selles, kui hageja oleks olnud seksuaalvahekorras 14-aastase lapsega. Muideks siin on teine huvitav lause ka, ringkonnakohus märgib siin, et Sass Henno on menetluse käigus rõhutanud, et talle on väga täpselt teada alaealiste seksuaalse enesemääramisega seotud regulatsioon. Ehk kogu tema positsioon on üles ehitatud sellele, et see pole ju kuritegu. Aga ringkonnakohus selgitab siin edasi, et termini ohvrid kasutamine ei tähenda, et see Twitteri postitaja oleks väitnud, et hageja on mitme isiku suhtes toime pannud kuriteo. Sest esiteks, meie seadused kasutavad sõna kannatanu, mitte ohver. Ja teiseks, väide, et Hennol olid ohvrid, oli osa postitaja negatiivsest väärtushinnangust Henno tegevuse suhtes. Müügimees peab saama seda ohvri või nii tulevase kliendi ohvri. Ning absoluutselt, kui täiskasvanud inimene kasutab enda ühiskondlikku ja sotsiaalset positsiooni ära selleks, et lapsi sebida, siis võib neid lapsi nimetada ohvriks sõltumata sellest, kas nende suhtes on kuritegu toime pandud või mitte. Ja selle kohta on siin ka ringkonnakohus rõhutanud, et kohus ei nõustu Sass Henno käsitlusega, et kritiseerida tohib ainult sellist tegevust, mis on ka karistusõiguslikult etteheidetav. Nimelt on karistusõiguses selline põhimõte nagu ultima ratio ehk karistusõigus on viimane abinõu. See on viimane asi, millega riik reguleerib meie käitumist. Me ei lükka väga kergekäeliselt või ei peaks teoorias lükkama kergekäeliselt mingeid tegevusi karistusõiguse normide alla, aga see ei tähenda kaugeltki mitte, et me tohiks puid alla panna. Ja mis puutub sellesse, mida Henno siin ütleb, et kuuleda, et umbes kui sa oleks päris ohver, siis sa ei suhtleks inimesega edasi, siis ka selle kohta leiab ringkonnakohtu lahendist midagi. Nimelt selgitab kohus, et alaealised lapsed ei pruugi pidada sobimatuks seksuaalse sisuga vestlust tuntud inimesega, kes on neist oluliselt vanem ja peavad seda isegi põnevaks ning saavad alles täiskasvanuna aru, et see oli sobimatu. Ehk jah, see laps võib suga edasi seal põnevat juttu ajada, tema ei saa aru, et sa oled
haige vana inimene, aga isegi kui inimene täiskasvanuna sellest probleemi ei näe, siis kohus selgitab, et ka juhul, kui hageja vestluspartner ise täiskasvanuna ei näeks sellises vestluses probleemi, ei tähendaks see, et sellist vestlust ei või sobimatuks pidada teised isikud, siin asjas sisse Twitteri postitaja. Ehk siis jah, kuritegusid nendest asjaoludest ei nähtu. Küsimus pole selles, kas see on kuritegu, kui vana inimene ajab lapsele pervo juttu. Vahet pole, kas see on kuritegu või mitte. See on maksimaalselt õõvastav ja haige sõltumata sellest, kas on kuritegu. Ja fakt, et Sass Henno täna veel aastal 2026 esiteks valetab enda kohtukaotuse kohta, teiseks pisendab enda käitumist ja kolmandaks lükkab vastutuse lastele, et aga laps ju rääkis muga edasi, järelikult ta ei olnud päris ohver. See näitab, et see inimene ei ole normaalne, ta ei ole mitte kuradi midagi õppinud ja teda ei tohiks lasta mitte kuskile noortele kõnelema. Mitte kunagi enam. Sest ta ilmselgelt ei saa ikka veel aru, et vastutus lasub täielikult 100% ja ainult temal kui täiskasvanul. Nüüd ühe viimase nüansina siis jõuame selleni, et mis siin nende menetluskuludega juhtus. Ringkonnakohtus Sass Henno joppas. Ringkonnakohus otsustas, et tema peab kandma ainult 2/3 menetluskuludest. Ehk 1/3 jääb siis selle postitaja kanda, kuigi Sass Henno kaotas oma hagi. Ja miks see nii läks? Sest üks tema nõuetest, üks Sass Henno nõuetest oli see, et need postitused sealt Twitterist võetaks maha. Aga see postitaja vahepealsel ajal kustutas terve oma konto ära ja ta küll selgitas, et ta tahtis kogu konto ära kustutada sellepärast, et ta ei soovinud vanemaks saades enam olla seotud sellise kasutajanime ja kontoga, siis ringkonnakohus leidis siiski, et aga kuna üks nõue oli postituste eemaldamine ja sisuliselt sa seda tegid, vahet ei ole, et sa kustutasid terve konto, sisuliselt sa kustutasid need postitused ju ka seeläbi, ehk selles osas ei oleks ringkonnakohtu hinnangul aus jätta kõiki menetluskulusid Sass Henno kanda. Minu arvates see on ebaloogiline. See on ebaloogiline esiteks sellepärast, et ringkonnakohus erinevalt maakohtust leidis, et mitte ükski nendest asjadest, mida see Twitteri postitaja postitas, ei langenud ebakohase väärtushinnangu või valeväite alla, välja arvatud üks nüanss, mis puudutas mitmuses kõnelemist. Kuna seal Twitteri postitajal tol hetkel, kui see vaidlus algas, ei olnud esitada rohkem tõendeid rohkemate vestluste kohta, mis tänaseks on näiteks Maljuka blogis kõigile lugemiseks olemas või nendele, kes seda blogi loevad. Aga tol hetkel ütles see postitaja, näed, et keegi ei taha oma nimega selle asja sisse tulla ja jumala õigustatult, sest aastaid hiljem ju Sass Henno avaldas ka selle inimese nime, kellega ta pidas neid vestlusi, kes oli 14 ja 15 sel ajal. Ehk täiesti õigustatult tagantjärele vaates tahtsid teised eemale hoida, kellel võis sarnaseid kogemusi olla. See oli siis selle postitaja väide, et ta ei saa seetõttu esitada muid asju, kuna inimesed pole nõus ja ringkonnakohus leidis, näed, et aga sa ei tõendanud ära seda mitmust, aga ta leidis, et see pole nii suur probleem, see pole nii suur asi, ehk selle eest ei oleks saanud Sass Henno eraldi midagi nõuda. Aga ringkonnakohus jättis ukse natuke lahti, ütles, et see, et me ütleme, et siin ei saa millegi eest mingit raha nõuda, mingit hüvitist nõuda, see ei tähenda, et võib-olla oleks saanud nõuda mingi väite eemaldamist, mahavõtmist, aga kuna sa juba vabatahtlikult võtsid, siis näed, sellest me enam rääkida ei saa, et kas oleks pidanud äkki ikkagi lõppastmes midagi eemaldama ja selle tõttu siis ringkonnakohus lõppastmes jõudis otsuseni, et ei, et Henno ei pea 100% kulusid tasuma, vaid 2/3. Ja minu arvates see on ebaloogiline sellepärast, et ringkonnakohtu käsitluse järgi oleks pidanud need postitused püsima üleval järgmised 4 aastat. Postitused tehti mais 2021 ja ringkonnakohus tegi oma otsuse augustis 2025 ja siis läks veel aega enne kui see jõustus, siis oleks pidanud need postitused olema üleval üle 5 aasta. Ja olukorras, kus Henno oleks võitnud, olukorras, kus kohus oleks leidnud, et midagi seal oli ikkagi selline kas lausa valeväide või siis ebakohane väärtushinnang, siis oleks saanud seda kasutada ju postitaja vastu öelda, et kuule, et vaata, kui pikalt see jama üleval oli, see jama oli üle 5 aasta üleval ja iga kord, kui inimesed guugeldasid Sass Hennot või mida kuradi iganes, iga kord viskas selle ette, mis ei oleks kunagi tohtinud sinna üldse jõuda. Ehk sellega oleks ju kostja tekitanud endale meeletu riski, et okei, kui ma peaks kaotama, siis see on siin üle 5 aasta üleval istunud. Ja loogiliselt võib ju eeldada, et kui hageja tõesti ei taha, et need asjad seal netis istuks üleval, siis ka hageja parimates huvides on see, et nad lähevad seal varem maha, mitte ei oota kohtuvaidluse lõpuni. Ehk minu arvates ringkonnakohus eirates seda tervikpilti, eirates seda reaalsust, et kui need postitused olekski üles jäänud kohtumenetluse lõpuni kuni lahendi jõustumiseni, siis see oleks ju olukorras, kus Sass Henno oleks võitnud, kus hagi oleks olnud edukas, see oleks olnud ju talle tegelikult lõppastmes hagejale kahjulik ja ka kostjale, kellel oleks saanud ette heita, et vaata, üle 5 aasta olid need haiged väited siin üleval, mis poleks tohtinud olla. Ehk minu arvates ringkonnakohus pani siin sellega mööda, minu arvates nad ei mõelnud asjad terviklikult läbi. Jah, puht tehniliselt, juriidiliselt esitati hagi 3 nõudega, üks nendest nõuetest sai rahuldatud seeläbi, see nõue, et võtta maha postitused sai rahuldatud seeläbi, et kostja vahepeal vabatahtlikult lihtsalt kustutas ära enda konto, väites küll, et ma ei tagane oma väidetest, aga ma lihtsalt ei taha seda kontot ja seda kasutajanime ja kõike seda enam endaga seostada, siis jah, tehniliselt, puht tehniliselt võttes rahuldati see nõue seal hagis. Aga et nüüd selle tulemusel
tervelt 1/3 jäeti selle postitaja kanda menetluskuludest. See ei tundu ei loogiline ega õiglane, aga mis seal ikka, alati ei ole elu õiglane. Nüüd lähme edasi juurasõprade osaga, kus me vaatame, kuidas ringkonnakohus lahkab väljendit pervo ja väljendit fuck ja igast muid toredaid asju. Igaüks teist saab vabalt kõike seda ise ka sealt ringkonnakohtu lahendist lugeda, mille link veel kord on video juures olemas. Teistele aga, kes soovivad nautida mugavusteenust nimega Mina räägin teile sellest lahendist ja muljetan teiega, siis taaskord tere tulemast liituma juurasõprade ringiga kas siin või blurbay.com/tavakodanik. Suur aitäh teile vaatamast kuulamast. Kõigile teistele, kes ei tule video teist osa vaatama kuulama, siis ilusat suve jätku ja järgmise korrani.